minul on aju asemel ida logo ja ma ikka kogu aeg nagu hommikul ärklen üles niimoodi, kust raha saada. Kuidas teil läheb, palju eurosid on kontol? Veits. Paar on. Ida Raadio loomislugu on natukene siuke +18 jutt. Mida? Wow. See kõlas nii hästi. From 0 to 100 ma olin nagu mu meelel läksid nii teravaks. Go on. Ja see Icebreakingu visiitkaardi peal on selline logo. Ja all on kirjutatud Herr Erik Bergman, President of German Fisting Foundation. Ping, 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 ping. Oh, yeah. Tõesti tuli põleb. Tuli põleb ja võime alustada. Kõik on hästi. Tere. Tere. Ma just tulen, ma tegin intervjuu Genkaga Ida Raadios. Just praegu, nii et ma olen nagu... tulid hoopis teise rolli nüüd, ühest rollist teise. Jaa, ma tõesti... No vahe on selles, et siin ei ole mingid intervjuud, vaid see on pigem arutelu, vestlus. Mõned küsimused sinule, võib-olla sul tekivad mõned küsimused meile ja alates nüüdsest ja ma ei tea, mitme järgmise podcasti peasponsor on olemas. Kes on? Kaif.space, meie uus e-pood. Ise sponsoreerite ise ennast või? Muidugi. Ajad on sellist. Ajad on sellised. Ajad on tõesti sellised. Igale poole. Linke tuleb, saab ostlema minna. Mida seal leiab, Kristo? Kokteile leiab, erinevaid kanged alkohole leiab, mis on meie lemmikud, mis on teie lemmikud, mis on Natali lemmikud. Ja Kaif kinkekaart on seal, Kaif kliendikaart on seal müügis. Ma luristasin praegu siia mikrofoni. See on okei. Mul meeldib ka seda aega. Okei, aga meil on külas Natali Mets. Oota, aga mingid pusad ja siuksed asjad on teil ka ju? Jah, meil on mingi vana hoolus pusasid. Need on suht vähe järgi veel, aga me natuke veel ootame sellega. Sellest vist ei hakka müüma väga. Otse sinu sellest, ma arvan, et selle eest saab rohkem küsida. Ma teen oksjoni. Äriide. Meil tuleb ju uus kollektsioon. Siis kui... U2 pärast äkki. Vaikselt tegeleme sellega, aga noh. Kas selle valitsuse käest saadud toetusrahade eest või? Jaa, ma just rääkisin, kui palju me saame... Esimene beat tuli kohe nagu kurkuni. Jaa, ma rääkisin talle, mis meie suurepärane toetus on ja mis seal ikka. Anyhow, las jääda, sest meil on imeline külaline täna. Tere, Natali. Tere. Aitäh, et tulid. Aitäh, et kutsusite. Ma ei tea üldse, mis saamagi hakkab ju. Ma ega tavaliselt ei tea. Tavaliselt ei tea ja et vaatame, kuidas see läheb, aga ikkagi meil on mõningad küsimused sulle ikka olemas. Minna tunnen sind esiteks vist Tallinn Music Weeki korraldamise platvormilt on ju. Eks sa ise tead. Eks ma ise tean, on ju. Ja see on kindlasti ka üks tore üritus, mille kallal sa oled kõvasti töötanud, on ju. Sündmus. Üritus on suhteläinud katsetus. Ei, sellega ma ei tegele. Kuidas need inimesed ma olen seda kuulnud nii mitu korda. Liiga palju. Kas me oleme need vanad konservatiivsed peerud, kes mingi üritused ja tegelikult kogu progressiivne maailm räägib, et sündmus. Ei, tegelikult see on mingi naljakas. Mul hakkab nagu füüsiliselt ebamugav, kui ma ei paranda seda. See on lihtsalt kuidagi jäänud niisugune nagu professionaalne kretinism, võib-olla mitte väga tervislik. See on okei. No selge. See oli kooli ajal, oli hästi palju neid inimesi, kes eesti keele tunnist siis haarasid mingi kindla asja kaasa. Siis järgmise 2 või 3 aastat lihtsalt nad harjutasid seda, et iga kord, kui keegi midagi ütles, mingi, seda öeldakse nii tegelikult. Ja, aga minu arust see üritus lasti nagu vabaks, et tegelikult võib öelda üritus ka, et nüüd nagu see tähendab sama, mis sündmus, kuna lihtsalt inimesed ei võtnud nagu sündmust omaks. Suurepärane. Sündmuste korraldamine aastal 2020.
1. kuidas läks? Kuidas eelmine aasta läks? No üllataval kombel läks nii, et sai tehtud üks väga suur festival ja mõned väiksemad peod. Enamasti suvel siis on ju? Jaa, viimane Ida Raadio pidu, mis me tegime, oli 23 vastu 24. veebruarit, kus veel ei olnud midagi millestki, kuigi vist jutud juba käisid, et midagi nagu kuskil on valesti läinud ja inimesed on haigeks jäänud. Ja siis märtsi lõpus pidi olema Tallinn Music Week, nagu alati on märtsi lõpus, ja ma mäletan väga hästi seda koosolekut, kui me olime 2 nädalat enne festivali Telliskivis DMV kontoris ja siis arutasime, et kas teha või mitte, ja see oli reaalne diskussioon, et kas teha või mitte. Kaalutlesime seal igasugust oma tarkusega mingisuguseid positiivseid ja negatiivseid pooli. Kuidas need prognoosid läksid siis? Need läksid nii, et me otsustasime, et me ei tee. Siis läks veel 24 tundi aega, et kogu festival ümber broneerida augustisse. Nii et me helistasime kõikidele oma partneritele, hotellidele, kaaskorraldajatele, tehnikafirmadele. Ma mäletan, kuidas ma helistasin RGB ehk siis meie tehnikapartneri põhibossile Taunole ja siis ta on hästi nagu suurepärane inimene, hästi energiline, võttis telefoni, tšau Natali ja mingi ja siis mõni oota Tauno, et seda festivali ei tule praegu, et see tuleb augustis ja siis lihtsalt kui sa räägid nagu inimesega, kelle põhisissetulek on festivalide teenindamine tehniliselt ja sa ütled talle, et seda ei tule, et see tuleb augustis, et kuidas nagu mis ta peas sellel hetkel toimus. Kas sa olid üks esimese, kes talle helistas või? Ma olin esimene. Okei, sest ma kujutan, et tal nagu paari päeva jooksul oli need kõnest veel. Sest et siis meil läks 24 tundi aega ja siis me tegime pressiteate, et festival on lükatud Terviseameti soovitusel edasi ja siis oli nagu esimene üldse nagu Eesti avalikkus selline nagu suur koroonapauk ja siis kuidagi läks nagu, siis inimesed said aru, et okei, shit's real ja siis kuidagi hakkas minema ja DMV kontor on Telliskivis ja Ida Raadio on täpselt nagu seal all, niimoodi, et ma läksin trepist alla, olin rääkinud Atsi ja Robertiga, kes on siis partnerid raadios, läksin alla ja meil oli just hommikusaade, siis me ütlesime hommikusaate juhile, et kuule, et me just otsustasime, et me märtsi lõpuni nagu hoiame siis karantiinis ja siis juba tuli, ma ei mäleta enam, millal see eriolukord algas. 14. Märts või? Või 19. Et see kõik juhtus nagu väga kiiresti. Et ja ja siis see ju kestis nii, et järgmine pidu, mille korraldamisega mina seotud olin, oli Ida Raadio pidu Plastikus augusti alguses, 3. august oli see vist. Ja enne seda oli minu arust olnud ka üks haiglapidu juulis. Sest et suvel ju oli asju. Jaa, suvel oli okei. Okei, aga mida see nagu, mida see olukord see ei lastud mul üldse seda lugu lõpuni rääkida, aga okei. Uskumatu. Las inimene lõpetab. Sorry, jätka. Et Tallinn Music Week oli ka augusti lõpus kõik lugu läbi, rohkem ei ole midagi korraldanud, vist. Ei. Ja see väga vist ei ole võimalust vist ka. Jah. Sügisel mitte? Ei mäleta. See oli aus vastus. Okei, vist ei ole tõesti. Mida see möödunud aasta korraldaja jaoks tähendas emotsionaalselt ja finantsiliselt? No mul oli eelmine aasta üldse nagu väga raske aasta, sest et vist kõik asjad juhtuvad korraga, aga see oli nagu üle võlli, et mul oli nagu perekonnas mingid täiesti, kõik asjad, mis te suudate ette kujutada, et need nagu juhtusid. Nii et see eelmise aasta emotsionaalne analüüs, ma arvan, et on segu nagu sellest isiklikust poolest ja siis
nagu üleüldisest ärevusest maailmas, pluss siis seotud selle valdkonnaga, kus ma nagu töötasin. Aga siiski vastates, et mida see emotsionaalselt tähendas korraldajana, ma arvan, et see kasvatas empaatia võimet veelgi, sest et kogu aeg oli selline, kuidas sul läheb, kuidas teie, mis plaanid, oi, nüüd tundub, et on mingi auk, võimalus, teeme, te juba teete pidu sellel päeval, oi, me siis teeme mingi tund aega, alustame hiljem või kuidagi sihuke nagu ei olnud nagu ruumi sellele mitte tavapäraselt oleks nagu väga suur konkureerimine ja nagu kiuslikkus, aga lihtsalt mingit emotsionaalsete seisundite jaoks ei olnud enam nagu ruumi, võiks vist öelda. Ja tegelikult ma pean ütlema, et kui see kõik algas ja kui algus oli see väga karm nagu üksinda toas olemise periood, siis minul läks tempo nagu 100-lt 20-le ja mulle meeldis see. Ma sain aru, et vastasel juhul oleks varsti lihtsalt mingi rongi avarii juhtunud ja ma oleks täiega kuskile nagu vastu seina pand, on ju. Ja seda on väga nagu raske öelda, teades, kui raske inimestel on, aga ma igal juhul olen seda meelt, et selline globaalne kõhulahtisus oli nagu vajalik. Kuidas teil läheb, palju eurosid on kontol? Veits. Paar on. Ma panin ka hästi tähele seda, kuidas just Baari kommuunis oli. Muidu oli ka, ma saaks öelda, et tähendab Tallinna mastaabis on niisugune nagu baaride kokkuhoidus on kogu aeg päris hea. Ütleme tänu siis härra Kasakoffi loodud Tallinn Baarkartelli Facebooki grupile on ja. Kas ma võin sellega liituda? Jaa, absoluutselt. Ma hakkan seal võib-olla poliitkampaaniat tegema üks hetk, aga saad mind siis välja visata. Põhimõtteliselt sa juba lasid ennast välja visata. Sa pole liitunud küll. Et peale seda, kui need nagu raskemaks läks ja pidime kinni panema, siis tegelikult see kommuun kasvas kuidagi veel rohkem kokku. Et just see, et kuidas teil läheb ja siuke kokkusaamine ja rääkimine ja arutamine, et kas või see, et praegu näiteks sellel hetkel helistavad mina, kes ma üldjuhul muidu võib-olla nii palju ei helistanud teiste baarmenidega, siis nüüd on välja kasvanud sellesse, et ikka jagatakse informatsiooni, keegi saab kuskilt, siis helistatakse läbi jälle, kuule, ma kuulsin sealt seda, siuksed võimalused, võtke sealt osa kindlasti, et kõik siuke nagu ühine toimimine on tegelikult väga heaks läinud. Ja õnneks ei ole siukest, nagu, mida me võib-olla kartsime kõik siin väga hirmsasti, et kohad hakkavad järjest kinni minema ja võib-olla nagu kõige hullem ongi see, et need head kohad, kes ongi võib-olla teinud nagu hingega asja, aga ei ole suutnud endale panna mingit tohutut tagatist taha, et need hakkavad kinni minema, aga tegelikult on tore näha, et põhimõtteliselt kõik on nagu ellu jäänud siiamaani. Aga mis te arvate, kas see nagu hea tahtlikkus ja koostöö jääb püsima või kui kõik läheb normaalseks, inimesed unustavad ära ja panevad edasi nii nagu... Ma arvan, et selles kommuunis, mis Baari vähemalt kus meie oleme nagu kogu aeg eksisteerinud. Jällegi mitme kohaga. Samas seal on Baaride esindajaid päris palju, kas või seal Facebookis. Või teil on kahekesi grupp Facebookis või? Ei, tema tegi selle kunagi. Jaa, kunagi, ma ei mäleta, see oli 2015 or so, töötasin veel Butterflies ja tegin gruppi, kuhu lisasin mingi 20 inimest ümberringi, et öösel saaks mingisugused asju lahendada, ala mingi piparmünt on otsas või tooge seda või kus ma saan seda ja nii edasi. Praegu seal on mingi 1000 midagi inimest, kes on kokad, teenindajad, baarmanid, tootejuhid, et nagu siuke mõnus grupiga, kus küsimusi lahendada. Black Wall on seal muidugi ka, et ma ei soovita inimestel sinna seal grupis mainitud olla, et mingi see tüüp võttis mingi stuudioklubis jood raha ja siuke pildi ja sa oled mingi all right, you're never gonna be served in Kaif No väga hea ju, et see on, no võt tegelikult see, mida sa kirjeldad, on ju mingis mõttes kogukond
et see kogukonna tunne võib-olla rohkem kui kunagi varem on ka nagu tekkinud. Et kahjuks on nii, et nii. Selle grupi nimi on Kartell ja Tallinn Bar Kartell on ju. Ja siis paar korda teatud situatsioonides tüübid kirjutasid mulle mingi kuule, et me kõik, mingi 5-6 baari, arvame, et selle brändi gin on overpriced. Mis sa arvad, kui me kõik ütleme, et me võtame seda ainult sellise hinnaga? Ja siis ma mingi, wow, nüüd see on küll Kartell. Kujuta ette, sul mingi, sa oled tootejuht ja mingi linna 10 parimat baari ütlevad, et not gonna happen. No aga tegite seda või? Ei. Ma ei tea, ma olin bussi. Mina olen näinud seda restoranides, kuidas tol ajal äkki oli see Fruit Express, oli see kaupmees, ma ei ole päris kindel, kus ka vist äkki 16 restorani võtsid ühe tarnija käest kaupa ja siis ühel hetkel läksid ka kõik nagu ühe hunnikuna läksid sinna, ütles, et nüüd on tingimused siuksed või me võtame kellegi teise. See oli kõik ka ikka jõhker madistamine, ma mäletan ka, ma ei olnud nagu otseselt seda situatsioonis, aga pärast kuulsin nagu teise inimese käest, kes seal käis koha peal, siis ka, et no selle venna nägu oli siuke, et ta ei olnud veel selle situatsiooniga kokku puutunud. Oota, mida? Ei no, selles mõttes, kui baaridele tehakse nagu liiga mingisuguse hinnaga, siis see on okei asi, ma arvan, koos pöörduda. Aga noh, kui siis need kartelliliikmed lihtsalt tahavad pool muidu saada asju, siis võib-olla tasub jah tõesti nagu korraks mõelda. Ei tea, mul ei tunnud see õige üldse. Ja Andrei on juut, selles suhtes, et nagu... Las iga üks... See peab ikka päris halvasti olema. Vaata, Horeka on ju, nagu meelelahutus on ju, see on äri, mis on üles ehitatud suhete peal. Aga mis on nimeta mulle 3 äri, mis ei ole üles ehitatud suhete peale. Raamatupidamine. Kas on või? Raamatupidamine. Kas sa tead, mis on head raamatupidajad ja mis on halvad raamatupidajad? Aga kui tihti te suhtlete nendega reaalselt? No, tahad... kui hea suhtlus sul peab olema, et saada head raamatupidajad? Sina kui kartellijuht peaksid teadma, kui oluline on raamatupidaja. Ma ei ole... On ju, Andrei. Obviously. Aga lihtsalt meie partnerluses juhtus niimoodi, et sina suhtled raamatupidamisega rohkem. Õige. No, proovi veel. Okei, proovin veel. No tegelikult ma olen nõus sinuga, et kui sa tahad müüa midagi, siis suhteid on vaja nagunii igas aga kas valdkonnas. Peaaegu kõik nagu tegevused ei tuginegi inimeste vahelisele suhtlusele? No ükskõik, kui sa mõtled kas või, ma ei tea, mingi kas tootmine? Tootmine? Jah. Yeah. No ikka, kui sa teed CNC pingil mingisugused detaili. Vaata, aga see on juba nagu detail. Mina rääkisin äridest või valdkondadest, et mis on need valdkondad. Ilmselt mitte, jah. Ma ei ole selle nurga alt selle peal mõelnud. Et sellepärast vist kõikide, vähemalt minu ema on mulle terve elu rääkinud, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse ja käitu alati teistega nii, nagu sa tahaks, et sinuga käitutakse. Ma ei ole seda alati teinud. No, see oli aus kommentaar, ma rääkis ka mulle seda. Tulid koju, mulle tehti nii. Ise sa tasid selle asja tulla enda juurde. Igal asjal tagajärjed. Kuidas me andsime sellel juhtuda? Et siuke olukord tekkis praegu. Siiani pole päris kindel, ma aeg-ajalt mõtlen selle peale. Tõsised teemad. Oli siis vaja detsembris baari avada üle eelmine aasta? Ma mõtlesin, et sa räägid podcastist. Okay. Ei, ma räägin üleüldiselt. Võib-olla mõlemad võits. Okay. Ei no jaa, ma räägin, et Kaif oli baar, Kaif on nüüd e-pood. Varsti on baar ka jälle. On. Kindlasti on Kaif baar. Nagu meile rääkida, Kaif on tunne. Mitte baar, mitte pood. See on siuke olemine. Siuke hea. Kas Ida Raadio... On tunne või? Seda on. Ka kindlasti. On. Muidugi. Aga kuidas selle nagu loomislugu on või kust mis asi see on, jah? Ida Raadio loomislugu on natukene siuke +18
jutt. mida? Vau. See kõlas nii hästi. From 0 to 100, ma olin nagu, mu meeled läksid nii teravaks. Go on. Aga no tekkis ta jah, idee tasandil siis. Ma juba näen, kuidas nii ümar ütlesid. Palun detaile. See tekkis ühest vestlusest minu ja Robert Nikolajevi vahel, millele eelnes nagu Eesti raadiomaastiku kritiseerimine. Ja siis Robert ütles, et aga mis me siin ikka kritiseerime, et teeme parem oma raadio, kõik mida on vaja on konteiner, mis muidugi reaalsuses ei ole päris nii. Aga mina olen ka siuke inimene, et mul ei saa öelda, et teeme oma raadio, sest siis ma olen 2 nädala pärast, näed, ma olen siin see mingi tegevuskava ja finantsplaan ja konteiner ja mis siis nüüd veel mingi, paneme muusika ka mängima. Aga no umbes niimoodi see algaski, et kõik, mida on vaja, on konteiner ja siis me läksime Telliskivi loomelinnakusse ja Jaanus Juss, kes on siis loomelinnaku tegevjuht, küsis, et mida teil vaja on, see on konteinerit. Siis ta niimoodi näitas, kas see konteiner sobiks. Robert oli nii, jep, okei, siin on võtmed. Ja siis see oli siis nüüd juba 3,5 aastat tagasi. Ja siis oli mingi pidu, kus oli ka Ats Luik, istusime kõrvuti, millestki ei olnud rääkida. Ma küsisin, et kas sa tead, et me teeme Robertiga raadio? Ei tea, aga ma siis tulen ka teiega seda tegema. Ja siis see oli juba jaanuaris. Ja siis me hakkasime niimoodi 3 koos istuma, koosolekuid tegema. Kus see 18+ on? Ma jätsin välja selle. Aga ma räägin lõpuni. Hakkasime koos käima ja siis mõtlesime, et okei, et meil on saatejuhte vaja, siis võtsime Wikipedia artikli List of Musical Genres, tõmbasime, kopeerisime selle listi Exceli tabelisse ja siis hakkasime lihtsalt kirjutama iga žanri taha, kes Nimesid. võiks olla see inimene, kes võiks seda saadet teha. Ja me kirjutasime esimese hooga 150 inimesele ja Ats üldse arvas, et seal mingid veerand heal juhul nagu ütleb ja kõik ütlesid ja välja arvatud 3 inimest, ehk siis me alustasime kohe 150 saatejuhiga, nüüd meil on 174 saatejuhti, me oleme Eesti suurim raadio. Wow! Ja nüüd on nagu jutusaadete osa ka suur, et meil on seal ju LGBT ühingul on saade ja Pagulasabil on saade ja Feministeeriumil ja ma ise teen saadet Ida jutud ja vaimse tervise saade ja et see pool mul on hea meel on ka nagu läinud käima. Ja siis igast muud asjad ka, et pidusid korraldame, plaadifirma nüüd alustas, kuigi see on rohkem nagu Atsi projekt, mis kasvas sealt Ida konteineri alt välja. Heliresidentuure oleme 2 aastat korraldanud, avasime kanali Helsingis märtsis, kindlasti veel mingid asju, mis praegu ei tule meelde. Ida raadio on puhtalt internetiraadio või teil on mingi sagedus nüüd ka olemas juba? FM on surnud, me oleme internetiraadio, jah. Ma pean seda ütlema. Tegelikult FM ei ole sellepärast, et seda on väga keeruline, saates on väga kallis, selle jaoks peab korraldama nagu riikliku konkurssi, seal on mingid retsid nõudmised ja ma arvan, et me oleme nagu netiraadiona saame olla rohkem need, kes me oleme või meie saatejuhid saavad nagu olla rohkem kes nad on. Okei. Mis saateid sa ise seal teed? Sa teed ühte ja või mitu? Ida jutud, mida me juhime koos Ats Luigega, teeme, millal nagu tuju on.
ja seal on meie külalisteks erinevad muusikamaailma inimesed. Täna mul oli just saade Genkaga, ma ei tea, Maria Juur, Maria Minerva on olnud, Maria Faust, Anne Erm, Helen Sildna, kõige vist tuntum on selline Saksamaa muusik nagu Apparat. Noh, igasugused suuremad ja väiksemad sõbrad nii Eestist kui mujalt. Ja siis mul on saade Intro, mis on nagu olulistest või vähem olulistest teemadest kultuuris ja ühiskonnas, mis on ka siuke kiirreageerimissaade, et kui midagi nagu juhtub või toimub, siis ma kohe kutsun külalisi. Ja mul ei ole rohkem saateid, vahel teen idahommikuid, lihtsalt mängin muusikat ja ajan mingit juttu. Kas võib öelda, et Ida Raadio on underground? Või teil on mingi saate olemas, kus on samasugune muusika nagu Sky Plussil? Kui on, siis see on nagu mingisuguses iroonilises võtmes või kuidagi nagu väga mõtestatud. Ei, aga kindlasti on underground, jah. Ma arvan, et sellest tegelikult teavad ka ikkagi mitte väga paljud inimesed. Kas te panete praegu nagu, kas te kuidagi suunate ka seda, kuhu ta võiks edasi areneda või te nagu lasete tal täiesti oma poole? Tegelikult ei suune ja nagu otseselt ei ole kunagi ka olnud mingit plaani. Ja ma peaks ütlema, et mu elu on ka siuke, et mul ei ole kunagi mingit nagu otsest mingit plaani ja siis mingid asjad nagu juhtuvad ja noh, selle raadioga ka, et nagu enne seda vestlust ma ei olnud mõelnud, et ma hakkan raadiot tegema ja siis ütleme nagu aasta pärast seda ma olin nii, et mida ma enne üldse tegin, et nagu kuidas ma ei mäleta, mis asja, kuidas üldse on võimalik, et see ei ole nagu alati olnud, et asjad tulevad, aga ei, selle raadioga on samamoodi, et kõigepealt me siis hakkasime nagu saateid tegema, siis tulid mingid koostööpakkumised, kuna me sõltume täielikult ainult annetajatest ja igast fondidest ja nagu projektitaotlustest, siis tihti me teeme mingeid projekte, mis on nagu mingi kindla nagu eesmärgiga, noh näiteks seda heliresidentuuri, mis siis 2019 toimus Narvas ja 2020 Viljandis. Esimesel aastal toetas PAF, mis on üks Baltikumi ja Ameerika nagu koostööprojektide fond, mis tähendas seda, et pidime tegema avaliku konkurssi ja võtma ühe residentuuris osaleja Ameerikast ja see suvi meid toetas British Council ja seal oli kriteerium, et peab olema üks Eestis elav Vene kodanik. Et noh, nagu selliste projektide kaudu või selliste võimaluste kaudu me nagu ka liigume mingite järgmiste asjadeni. Ja noh, näiteks see plaadifirma tuli sellepärast, et see materjal, mis Narva heliresidentuuris salvestati, noh, seal oli Maarja Nuut ja Sanna Roa, kes on mõlemad väga nagu tuntud ja tunnustatud muusikud. Et noh, et see oli nii hea lihtsalt, et Atsil oli nagu valus seda kellelegi teisele pakkuda ja siis ta mõtles, et okei, et noh, teen siis ise, on ju, kui sa juba plaadifirma teed, siis sul ei ole mõtet ühte plaati välja anda, et siis nüüd sealt hakkab veel asju välja tulema. Et nagu kõik on orgaaniline, aga ma arvan, et see töö, mis nagu kogu aeg ja see nagu täpsus, millega me seda raadiot oleme teinud, et see nagu viib nende tulemusteni, et kui teeks nagu suvaliselt, et siis, noh, siis ei tuleks neid koostööpakkumisi ka, ma arvan. Kas need projektid on midagi, mida te ise nagu jahite või keegi teist on siuke, kes kogu aeg jahib neid või need on kuidagi, te teate juba, kust neid saada või? No minul on aju asemel Ida logo ja ma ikka kogu aeg nagu hommikul ärklen üles niimoodi, kust raha saada. Ja siis see on ka sama või ja siis peab koos kuhugi otsima minema jah, rahani, aga no ma ikka otsin nagu palju ja kirjutan ja väga palju on siukseid asju ka, et
näen, et mõnel sündmusel või mingil projektil on keegi rahastaja, siis ma olen nii, mis see on? Tere, ma olen Natalii Mets, kas saaks ka? Ja vahel saab. Okay, väga huvitav. Miks on Ida? Kust see nimi tuli? Sellel ei ole mingit nagu sisulist tähendust tegelikult. Ja see protsess oli siuke väga traditsiooniline nagu reklaamiagentuuri nimepaneku protsess, ehk kõik inimesed, kes olid seotud selleks ajaks, me istusime minu juures põrandal ja siis igaüks pidi panema kirja vist nagu 5 sõna, mis neil seostub selle raadioprojektiga. Ja siis kuidagi käis seal mingi maha kriipsutamine ja lõpuks jäi 3 ja siis jäi nagu see 1. Et mina mõtlesin selle Ida välja, aga see ei ole viide Ida-Euroopale. See lihtsalt kuidagi tuli sellel hetkel. Ja selle kohta võib ka Ida öelda, kui keegi peaks tahtma. Või Ida, ükskõik. Ma mäletan, et kui ma esimest korda teie kas logo või veebi nägin, siis vaat kui sõna ei ole su emakeeles, siis sul vahest tekib väike error, et mis keeles see on, ja siis ma käisin mingi nädal või 2 täiesti veendunud, et see on mingi IDA radio ja siis mul on mingi, huvitav, mida see tähendab. Ja pärast nagu teise nurga alt vaatasime mingi, see on Ida ilmselt. Aga no väga noilu muidugi, et see sulle nii korda läks, et seal nädal aega käisid ringi ja mõtlesid, et see on IDA radio. IDA radio. Ei, no aga välismaalased ütlevad IDA. Ja. See võib olla kõik mingi International Dating Association. Olemas. Tuli ära. 18+. 18+. Kus me tegelikult raha teenime? Ei. Tinder on meie oma. From 0 to 100. From 0 to 100 again. Ma just tahtsin ühte lugu rääkida, et mul on Münchenis üks tuttav, Erik Bergman. Ilmselt ei kuula meid eesti keeles, aga ikkagi. Ta on ka mõne baari omanik ja hästi tore inimene, kellega suhelda. Ja tal on olemas 2 visiitkaarte. Üks on ametlik ja teine on siuke icebreaking visiitkaart. Ja see icebreakingu visiitkaardi peal on selline logo. Ja all on kirjutatud Mr. Herr Erik Bergman, president of German Fisting Foundation. Et kui olukord on õige, siis ta jagab nagu inimestele neid kaarte ja siis sellest vaatad kõrvalt, et mis reaktsioon tuleb. 18+. Ja mis teie visiitkaartidel kirjas on? Mitte midagi. On teil üldse visiitkaartid või sa lihtsalt annad inimestele nagu valgeid tühje paberilipikuid? Meil oli tegelikult alguses, kui me mõtlesime, et mis võiks meie visiitkaart olla, sest me ei tahtnud kunagi teha nagu tavalist visiitkaarti. Keegi ei taha kunagi. Et teeks midagi nagu praktilist. Ja siis olime juba nii kaugel, et teha visiitkaartideks kondoomid kondoomipaki peale siis lasta printida. Kondoomi peale enda nimi ja number? Jah, täpselt. Et teed lahti, siis saab kontakti vaata. Mitte teed lahti, vaid rullid lahti ja... Jah, ja see nüüd, fuck, ma tegelikult ei taha sinuga. Ma pean minema. Anna see ka palun. Oota, ma korraks kirjutan ümber. Ühesõnaga, siis ma sattusin siuksel üritusel nagu presidendi vastuvõtt ja tegime seal 4 baari. Ja siis ma seal üritusel vaatasin ringi ja mõtlesin, kui meil praegu peaks tulema nüüd 4 päeva pärast, või kui meil oleks sellel momendil olnud need visiitkaardid, siin vist ei oleks väga jaganud või? Võib-olla oleks veits veider ei tea, võt seal need, kes ikkagi korraldajad olid see on selline hooliv visiitkaart. Ma ei tea, kas sellel kontingendil oleks aru saada, on pigem rebel. Ühesõnaga, siis me läksime pigem seda teed, et me tegime tikupakid lihtsalt oma värvides ja kõige praktiline asi. Mis on teie visiitkaart?
Hiides? mul ei ole visiitkaarti. Ma lihtsalt niimoodi, et võtan ise ühendust. selle samas ka. Jep. Väga cool. Okei, et siis võib öelda, et Ida Raadio elab oma elu ja sa ei saa meile öelda, mis meid ootab poole aasta pärast. Ei, no selles mõttes kindlasti jätkub programm. Tuleb uusi saateid. Kindlasti mõni saatejuht lahkub. Mõni tuleb juurde. Jah. Aga no möödunud aastal meil jäid ära igasugused väliskoostööd. Et tegelikult me pidime minema 2 festivalile, üks Malmöös ja teine Belgias, mingis linnas, oma lavasid kureerima ja see oli mega tore, sest tegelikult me oleme ikkagi ülivähe tegutsenud, me saame 3-aastaseks 1. mail ja et juba kuidagi oleme rahvusvaheliselt meie jaoks nagu olulises skeenes mingisuguse maine saavutanud, et need jäid ära, sest need festivalid jäid ära. Aga need on plaanitud siis nüüd just alanud aastasse, et eks näis, kas lähme või lähme jälle hiljem. Kuidas sa praegu, kuidas seal skeenes nagu see info liigub, et kuidas neid ürituste korraldamisi on hakatud uuesti planeerima, et kas enamus on nagu turvaliselt suvesse läinud või on juba varem või, sest ma praegu vaatan, et suvel ikkagi juba nagu natukene juba pushitakse välja üritusi, et juba tuleb see, juba teine, juba küsitakse mingid pulmapakkumisi ja mingid suuremate ürituste pakkumisi, et kuidas seal praegu see info liigub? No inimesed vist võtavad väga kuidagi nädala kaupa, et mingeid investeeringuid kindlasti ei tehta nagu artistitasude osas ja niimoodi. Samas mingid festivalid on ennast nagu välja kuulutanud ja ma usun, et need toimuvad ka, aga ükspäev me siin ka arutasime, et kuhu see liigub? 1. mail on Ida Raadio 3. sünnipäev, et huvitav, mis siis, kas jälle eelmine aasta me ju olime niimoodi seal kuudi ümber mingite 2-meetriste vahedega ja siis üks hetk oli 8 inimest ja siis kõik olid niimoodi, oh my god, äkki mingi politsei tuleb kell 3 päeval. Et ma loodan, et nagu see olukord enam ei ole. Mäletan, ma läksin sealt nagu kuudist koju ja hullult nagu kurb hakkas, sest nagu tavaolukorras kõik need inimesed, kes seal olid, ma oleks nagu, ma ei tea, kauplusaasias on ju, seal hoovis 75 gin tonic, muidugi 75 inimesed peale ja mingi suvi ja sõbrad on ju, aga siis ma ei tea, kell mingi 7 või 8 läksin koju, olime küll seal päev otsa Proseccot joonud, aga umbes soojendasin eilse risotto üles, hakkasin nagu tiivi peal The Crowni vaatama ja siis oli siuke, et nagu lihtsalt nagu kurb hakkas, sellepärast, et ma nägin, kuidas inimesed nagu tahavad koos olla ja siis olid ka mingi, et ma ei tea, et lähme äkki mingi minu poole, ei tea, ärme ikka lähe, vaata, et nagu siuke. Okei, see oli kevadel, siis me ei teadnud, mis asi see on ju, ei teadnud, millega tegu täpsemalt. Kas, ütleme, sinu suhtlusringkonnas on kartused samad, mis kevadel? No see on erinevalt, osad inimesed on väga ettevaatlikud ja ma arvan, et see sõltub sellest, kui palju suheldakse oma vanemate pereliikmetega ja mis nagu tervislikud olukorrad kellelgi on. Et on neid, kes nagu jolotavad täiega ja on neid, kes saavadki kokku ainult õues ja nagu hoiavad kuidagi oma ette. Et kardetakse. Keda on rohkem? Keda on rohkem või? Ma arvan, et isegi neid, kes nagu suudavad hoida eemale, on rohkem. Okay. Mis on nagu
tore, aga samas õiguskantsler Ülle Madise andis Vilja Kiislerile intervjuu ja siis nad ütles seal midagi sihukest, et väga huvitav, et inimesed nii nagu taltsud on. Et eks ta on sihuke nagu see koroona teema on minu arust selline teema, et kui olla nagu konspiratsiooniteooriate huviline, siis on ennast nagu väga lihtne mõelda ja et ma olen ise nagu lihtsalt mõttemänguna niimoodi hakanud mingi aga siis mõtle, kui üks päev tulevad kokku kõik nagu maailma liidrid on niimoodi, see on nali, me lihtsalt testisime, kas me saaksime nagu globaalselt kriisiga koos hakkama ja tegelikult midagi ei ole, pange edasi, kõigile tuleb 10 tonni kohe arvele. No worries. Okei, jätame selle nüüd sinna paika. Aga ei, ma ei arva, et see ei. Ärme isegi anna kellelegi mõtteid. Ei, no aga selles mõttes mitte, et ma seda päriselt nii mõtleks, aga et nagu väga lihtne on ennast kuhugi nagu täna on see nii libe tee, mida mööda minna, et kui see vähe igav on, siis sealt saab brain foodi rohkem, kui sa jõuad ära ammutada. Ja igav kahjuks on vist päris paljudel inimestel praegu. No eks see sõltub päris palju ka inimeste mentaliteedist, on ju. Et siin Põhjamaal me olemegi pigem võib-olla siuksed distantsed ja korralikud ja nii edasi ja sellist asja nagu mingi aperitivo hour peale tööd kuskil terrassil nagu Lõuna-Hispaanias või Portugalis, sellist asja ei ole olemas, on ju. Ja siis vaata üleüldiselt, kui räägiks jällegi, alustaks selle Kaifi diivani analüütikaga, et kui rääkida näiteks prantslastest või itaallastest, kes on oma iseloomult nii keevad ja kuumad inimesed, on ju, kujuta ette neid lockdowni panna, mis on juba olemas ja mitte maksta neile. Pariis oleks maha põletatud ammu, kui selliseid toetusmeetmeid nagu Prantsusmaal ei oleks olemas. Et jaa, aga jällegi huvitav rääkida, et mis oleks, kui blablabla. Aga ei, seda peab küll ütlema, et ma väga igatsen seda aperitivo hourit ja mingit sihukest nagu vaba hängimist, et okei, et suvel sai seda nagu teha natukene, aga tegelikult see ei olnud nagu päris on ju, sest et tegelikult ikkagi kõik veits kartsid ja niimoodi, et see nagu mingi hirm oli, et seda hirmu vabadust tahaks küll. Jesus, siis kui me selle halliga koostöös selle meeleoluka õhtu taustamuusika Kaifi terrassi külalistele tegime, mõtlesime, teeme ühe sükse vaikse, lihtsalt saab nautida ja siis kui meil see mingi 400-500 pluss inimest siia kai äärde tuli nii segased emotsioonid mul lihtsalt väljas. See oli nädal enne seda, kui piiranguid võeti maha. Mul on nii hirmus ja samas nii tore, aga oh my god, mida te kõik teete? Aga midagi ju teadaolevalt tekkis mingit nagu haigusjuhtumeid ka sellest või? Meil oli päris palju siin neid, kus me seda terrassi muusikat lasime nii-öelda, siis tegelikult me kordagi nagu meie mõte ei olnud see, et me tahaks mingit suurt pidu korraldada. Pigem oligi see, et ja me veel iga nädal läksime rangemaks reeglitega, me reaalselt hakkasime teipe maha tõmbama, fikseerisime kõik, panime kogu DJ esise, panime laudu täis, proovisime võimalikult palju teha niimoodi, et nagu inimesed ei koguneks ühte punti. Lõpuks läks ikka niimoodi, et inimesed ikka nagu käisid, susisid ennast kuskile vahele või siis kogunesid lihtsalt kuskil mujal nagu suurde punti. Aga meil ei ole kordagi, Andrei just rääkis ka üks päev, et tal on esimene aasta oli 2020, kus ta ei olnud terve aasta jooksul kordagi haige, isegi mitte tatine. Ei, aga mu ema töötab apteegis ja siis ta ütleb ka, et inimesed on vähem haiged, aga see on sellepärast, et lihtsalt peseme käsi rohkem, me hoiamegi rohkem nagu eemale, see maskide asi kindlalt nagu toimib, et need on ka võib-olla mingid asjad, mida... Ma ei tea, kas ma saan nagu enda kohta seda öelda. No okei, aga pisikuid levib vähem, siis teised annavad mulle vähem, jah. Et oled siga edasi, aga teised on puhtamad ja ei olegi haige. On ju, aga veel selle kohta, et teil siin nii palju rahvast käis, et tegelikult see nagu vibe, mis suvel pidudel oli mega.
see oli nagu noh, see esimene haiglapidu, kus ma käisin juuli alguses äkki või, no see oli lihtsalt nagu ilmselt olid pöörased nagu kõige paremas mõttes, lihtsalt nagu hästi palju suheldi omavahel, kõik nagu tantsisid, lihtsalt täiesti nagu metsik ja see idapidu samamoodi, noh see läks mingi minu arust Ragnar Rahuaja pani nagu mingi 8 viimast lugu, mis siis umbes on kokku tund aega, onju. Et lihtsalt inimesed ei lähe ära, sest niimoodi minge koju, ei, pane veel. Ma märkasin sel suvel ka seda, et kui tavaliselt Tallinna ööelu algab niimoodi mingi südaööpaiku või veidi hiljem, mitu korda olen sattunud suvele jooksul kuskile, kus sul 9:30 juba ja, sest kõik kardavad, et see on kõik homsasti lukus ja no aga ma ei tea, mis te ise nagu valdkonna inimestena arvate, et kas võiks peod varem alata üldiselt või Eestis? Nagu ajaliselt või? Ja muidugi võiks. Kogu kultuur võiks alata. Võiks, aga kogu tarbimine võiks alata varem, et me oleme rääkinud aga lõppeda samal ajal või? Tegelikult okei, kui ma võtan nagu ausalt baaripidajana, mul ei oleks mitte midagi selle vastu, kui praeguse trendi asemel, kus ütleme, et tarbimine algab, see nagu tõus algab mingi kell 9, 10. Noh, ütleme okei, nagu päris tõus hakkab kell 10 ja lõpeb kell 3. Et see tuleks 3 tundi kas või näiteks varasemaks, et tarbimine hakkaks mingi 6-7, aga lõpeks selle võrra varem. Mul on töötajatel lihtsam, minul on lihtsam, inimesed puhkavad paremini välja, kõik tegelikult toimiks paremini. Aga seda nagu sisse juurutada inimestele, sest noh, praegusel hetkel proovida inimesele sisse juurutada seda, et kui sa tuled kontorist, pigem nagu võta oma sõbrad kokku, tule tee oma 4-5 jooki ära ja mine koju ja sa jõuad juba 9:30 koju ja sa võid juba magama minna ja sa oled hommikul puhanud, on nende jaoks võõras, sest nad tahavad minna koju, süüa, teha ennast korda ja siis nad jõuavadki välja alles mingi kell 8:30, 9 ja siis nad lähevad alles kuskile sööma ja siis nad lähevad alles kokteilile. Ja siis sa jõuadki mingi 3:30 koju. 3 tunni pärast peab tööl olema. Aga mis te arvate, kuidas see sügisest kehtima hakkav uus alkoholi piirang siis mõjub? Et kas see, sest näiteks meie äridele, mis on praegu olemas ja mida me arendame edasi, see ei mõju väga. See oli vist kella 3-st on ju. Ja nädalavahetusel laupäev kella 3-st ja nädala sees oli kella 2-st on ju. Tuleb lõpetada, jah, aga minu arust see on niimoodi, et väiksemad kohad kui 450 ruutu peavad lõpetama kell 2 nädalavahetusel ja nädala sees kell 1. Seda ma ei ole kuulnud. Minu arust see on nii, no see tuleb üle kontrollida. Minu arust oli 3 väiksed kohad ja kuni 4 okei, võib-olla see on niipidi, aga no lihtsalt, et kas see reegel võib nagu hakata inimesi ka varem välja tooma? Pigem mitte. Me oleme nüüd suurem osa langeb juba tegelikult ära mingi varem ka 2:30 ikkagi, isegi nädalavahetusel 2:30 hakkas meil juba rahvas laiali vajuma ja kella 3-st edasi ikka pigem olid need vaprad, kes juba noh, tegelikult sa vaatasid talle otsa ja ütlesid, et kuule Margus, sul tänaseks on tegelikult juba palju, et aitab. Aga kas te muidu ütlete inimestele, et ei müü sulle rohkem või? Pidevalt, kui on selline olukord muidugi, sest see 7 teenimata eurot on pärast nagu nii kallid. Jah, kui see inimene hakkab lollusi tegema või ma ei tea, märatsema või hakkab liiga kõvasti karjuma või laseb mõne tooli täis. On just nüüd seda või? No jaa. Saan aru rohkem kui üks kord või? Ei, ühe korra. Okay. Aga see oli ikkagi, come on. Ei, no muidugi. Et siukseid asju tegelikult annab ära hoida, see ei ole seda väärt, sest lõpptulemusena okei, sa müüsid 7, ütleme 1-2 kokteili, ütleme mingi 14-15 eurot. Aga võib-olla sa kaotasid selle ajendil nagu mingi teise inimese, kellel jäi halb emotsioon, kes võib-olla tuleks tagasi või sa puhastad seda tooli ja proovid sealt selle asja välja saada või mingi asi on üldse maha kantud. Et selles mõttes ei ole lihtsalt nagu pointi sellel. Ja no, kas selle inimese pointil on ju okei, võib-olla ma olen praegu natuke kuri sinu peale, et sa ei müüd mulle selle viimase joogi, on ju.
aga hommikul, kui ma ärkan üles, ma olen pigem tänulik sulle. Yeah. Esiteks, võib-olla sa panid mind takso peale ja ma olin kuri, aga hommikul ma tunnen, et okei, see koht oli safe. Et ma olin lädras, aga et meeskond hoolitses selle eest, et ma saaks auto peale. Et me pigem üritame ise käituda niimoodi oma töös ja propageerida seda teistele ka. Sest lõppkokkuvõttes külalis lahkus äris või siis baarinduses jook on lihtsalt üks väike osa kogu kogemusest ja sellest, mida sa tunned ja koged. Sest tegelikult meil on isegi välja kujunenud nagu mingid kindlad inimesed, kes käivad tihti siin ja enamasti ongi nagu nende näol tegemist meesterahvastega, kes tulevad siia ja võtavad oma joogi ja nad tahavad suhelda. Nad võib-olla ei suhtle meiega, vaid leiavad sealt ühise laua tagant, kas all suure laua tagant, siis mingid inimesed, kellega suhelda. Ja see on juba nii harjumuspäraseks saanud, et kui sa saad aru, et nad hakkavad liiga purju jääma, kui sa hakkavad mingit loll juttu ajama või kellelegi külge lööma, siis sa lähed ütledki, et kuule, Margus, tõuseb nüüd püsti, sul on küllalt, hakka koju minema. Ja nad ongi juba nagu, okei, sorry. Ootavad, et sa tuleksid juba. Aga nad tulevad siia ja nad tunnevadki ennast vabalt, siis nad teavad, et kui mingi hetk hakkab nagu käest ära minema, siis on keegi kõrval, kes ütleb, et kuule, siit edasi, siit ei tule enam midagi head, et sa ei saa Margus kätte seda meist, ma võin sulle garanteerida, ma olen seda kõrvalt jälginud 2 tundi juba. Vaene Margus. Vaene Margus tõesti. Aga enda viga järelikult, kui ei saa kätte. Ei, selles suhtes, seal on väga pikad lood veel igasuguseid muid detaile, aga... Nii, kas see oli see 18 pluss? Aga lihtsalt on näha, et inimestel on vaja nagu maha laadida ennast, aga tihti, neil ma näen, et see ongi tekkinud see usaldus, et nad võivadki tulla siia ja nad võivadki istuda ja nad ei võta üldse enam nagu pahandavad seda, et ma ütlen neile ühel hetkel, et kuule aitab küll, nad said oma osa ja nüüd nad lähevadki koju lihtsalt. Aga kas te olete kujunenud siin lähiringkonna jaoks nagu kodupaariks ka või? Nendele pigem küll ja tööstuse loftile ja Uus-Kalamaja lõpule. Enamus püsikad ikkagi on nagu ümberkaudsed inimesed, kes siin käivad. Ja see on väga lahe, sest kui ma elasin New Yorgis, siis mulle väga meeldis see, et esiteks, kas Tallinnas on mis happy hourit keelatud on ju? Jah, nüüd on keelatud. Et seal oli see happy houri teema, et kõik läksidki nagu kontorist tegema ühte kokteili ja siis nad läksid koju ja umbes tegid tööd edasi või midagi sukest. Ja siis see kodupaari teema nagu ka, et üldse välismaal palju rohkem on seda, et inimesed nagu elavad oma kodudest väljas, et inimesed käivad parkides ja kuidagi tänavatel üldse on rohkem ja siis see nagu kodurestod ja kodubaar ka, et see on täiega nagu tore mu arust. Aga eks see on seotud nagu finantsiliste võimalustega ka muidugi palju. Jep. Siin vist inimestel papi on. Nad on väga tagasihoidlikud ikkagi. Toredad tagasihoidlikud kodanikud. Täna me ei saa välja arvatud Margus. Välja arvatud Margus. Kes vahel läheb natuke üle kätte. Shout out to Margus, keda ei eksisteeri. See on üks terviklik. Need on kõik need Margused, kes käivad, kellel läheb hästi. Me oleme kuulnud. Jah, et varsti... Et sa olid üks päev Riigikogus. Ja et linna on tekkimas selline uus ametikoht siis, nagu öölinnapea. Mida see tähendab meile kui kodanikele ja meile kui ettevõtjatele? See vist ei ole kinnitatud, on või? Ei, see ei ole kinnitatud, see ikkagi sõltub sellest, kas valijad annavad meile selle võimaluse või mitte, et see on Sotsiaaldemokraatliku erakonna üks valimisprogrammi osasid ja see teostub siis, kui sotsiaaldemokraadid saavad Tallinna linnas võimule. Aga siin viimased ligi 20 aastat on olnud ühe erakonna ainuvalitsus, ehk siis võib-olla juhtub, loodetavasti juhtub esimest korda see, et tekib üldse koalitsioonivalitsus, mis tähendab seda, et Keskerakond ei oleks siis nagu üksi võimul,
vaadates, mis siin möödunud 24 tunniga on juhtunud, siis ma aga arvan, kui Lasnamäe Maardusse välja kirjutada, kas siis on äkki parem seis või? jaa. see on tegelikult safe, et sina seda ütlesid. Tead, ma loodaks, et nagu poliitkorruptsiooni lõpetamise eeldus ei oleks ühegi linnapiiride nagu muutmine. Issand, kui hästi see öeldud oli. Et seda saab teha kuidagi teisiti, näiteks tuues poliitikasse värsket verd ja uusi Mõtteid. nagu siiraid ideid. Ehk siis see, kas see ametipositsioon luuakse või mitte, see sõltub otseselt valijatest. Aga tööd olen ma juba nagu teinud kõvasti, sest et järgmine või ütleme jaanuarikuu jooksul tuleb välja siis meie ööstrateegia, mis on 7-leheküljeline dokument, mida koostades ma olen suhelnud 30 klubiomanikuga ja ettevõtjaga ja lisaks Tervise Arengu Instituudiga, päästega, kiirabiga, politseiga, et see on hea meelega, kui keegi teine, kes saab võimule, tahab seda dokumenti kasutada, siis minul, kes ma ju tegelikult veel ei ole poliitik, vaid tegelikult ma olen lihtsalt inimene nagu valdkonnast, kes ma ei tea, kas siis nagu rumalusest või naiivsusest või julgusest nagu tegi selle otsuse, et heast tahtest või? Yeah. Et ma nagu teen selle sammu ja astun siis nagu ühe astme võrra nagu edasi. Et see dokument on olemas, see dokument on selles mõttes nagu hea tööriist ükskõik kellele, kes hakkab linna juhtima. Aga üldiselt töölinnapea positsioon on midagi, mis on erinevates Euroopa ja Ameerika ja muu maailma linnades suhteliselt juba nagu pikka aega olemas, et see on inimene, kes juhib enne kõike nagu, ma loodaks siis positiivset dialoogi öösel tegutsevate ettevõtete, asumiseltside ehk siis kodanike ja nagu siseturvalisust koordineerivate organisatsioonide vahel, tegeleb kõikide probleemidega, mis öösel võivad tekkida ja üldiselt nagu haldab seda valdkonda. Et ööelu ei ole ainult kultuur ja meelelahutus, sinna hulka kuulub samamoodi transport, turvalisus, sotsiaalhoolekanne, et mingid teemad näiteks, millega me tegeleme, on lastekaitse. Et lastekaitse ei ole praegu 24 tundi kättesaadav, aga see peaks nii olema, sest et vähemalt üks väljakutse lastekaitse teemaline on iga öö. Ja sellel on ju vahe, et kas selle nagu 3-aastase lapse, kes on just kere peale saanud või on näinud pealt, kuidas üks ta vanem peksab teist, et kas selle lapse võtab sülle mundris politseinik või selle võtab sülle inimene, kes on õppinud seda tegema. Et seal on väga palju muid teemasid ka, näiteks turvakodude ja varjupaikade võrgustik, et praegu saavad inimesed varjupaika minna Männikule, on ju, transporti sinna ju ei lähe öösel, et kuidas siis, see ei võta ju Bolti, on ju, et väga ei jaluta ka sinna. Et neid teemasid on nagu palju rohkem kui see, et kuidas kultuuri- ja meelelahutusega tegeleda, aga muidugi praegusel ajal on üks peamisi teemasid ka see, et kuidas finantsiliselt aidata kõiki neid ettevõtteid, kes on saanud kõvasti sakutada ja kuidas tagada töökohad neile, kes selles valdkonnas on töökohtadest ilma jäänud, et jälle, kui me räägime nagu kultuurist ja meelelahutusest, et siis artistid on nagu üks asi, on ju, aga siis, mis me siin enne rääkisime ka, et kõik nagu heli ja valgus ettevõtted, tegelikult ju tootjad, samamoodi alkoholitootjad või üldse nagu joogitootjad, toitlustustööstus täpselt samamoodi, inimesed lõpuks kuni nagu koristaja ja piletimüüjani välja.
et see nagu valdkonna jalule aitamine on suur eesmärk ja tegelikult, mis ma päriselt väga tahaks teha, on mõju-uuringu korraldamine, et ei ole olemas ühtegi dokumenti, mis hindaks Tallinna ööelu potentsiaali, nii nagu majanduslikku kui sotsiaalkultuurilist, on ju, et väga veider, et kuidas siis saab üldse nagu juhtida mingit valdkonda, kui sa tegelikult ei tea, kui palju inimesi on sektoris hõivatud, kui palju kas selliseid dokumente eksisteeri või, päriselt? Või statistikat või? No kindlasti eksisteerib selliseid dokumente, kus on kirjas, et kui palju inimesi näiteks töötab klienditeeninduses, aga sellist nagu Tallinna ööelu majanduslikku mõju uuringut küll ei ole. Ei. Ja üks asi on samas, kas ma olen väga üllatunud, sest me siin möödunud aasta jooksul saime teada, et mõned alkoholiseaduse punktid, mis mõjutavad meid see aasta ka, kas või, ma ei tea, kokteilide kaasamüük või midagi, olid vastu võetud ja heaks kiidetud aastal 2002. No väga lahe. Osad on veel varem. Osad on veel varem. Osad olid 94 vist. Jah. Mis on nagu... et nagu mind... Nagu kõik asjad, mida ma olen kunagi teinud, ma lähen nagu üliteemasse ja ma olen väga kirglik ja ma ei tee mitte midagi lihtsalt nagu mingi töö tegemise pärast ja mind jääb hullult närvi, kui inimesed ei viitsi oma tööd teha ja kui need lihtsalt nagu lähevad hommikul tööle ja lähevad õhtul koju ja sellega lõpeb, saavad väga head palka. Sellised on vist päris arvestatav. Jaa, aga selliste inimeste jaoks minu linnavalitsuses kohta ei ole. Wow. Sa mainisid seda strateegiat 7 lehekülje peal. Mis on selle strateegia alguspunkt? Kas see on normaalselt toimiva valdkonna algus või see on post-koroona temaatiline? No selles mõttes, et ma arvan, kõik mis nüüd nagu vaikselt ennast käima tõmbab, on post-koroona. Et me ei saa sellest kuidagi nagu üle, sest et me nüüd loodetavasti õige pea hakkame elama koroonajärgses nagu ühiskonnas. Ja see sama, mis ma rääkisin, et valdkonda aidata jalgele ja töökohad ja kõik see, et muidugi see on nagu eeldus, et saaks neid järgmisi punkte nagu ellu viia. Ja kui see kõik panna Exceli tabelisse ja nagu eelarvestada, et siis peab ka vaatama, et mis asjad on nagu kohe võimalik teha, mis asjad on okei, kui need juhtuvad nagu 50. punktina. Et noh, seal on selliseid nice to have asju ka, et näiteks tahaks, et oleks rohkem joogikraane näiteks meelelahutusasutuste nagu ümbruses. Et see on tore, aga võib-olla on olulisem, et kõigepealt investeerida klubide näiteks heliisolatsiooni nagu mehhanismidesse. Kas sellega peaks linn tegelema või? Ma arvan küll. Berliin näiteks leidis 1 miljon eurot, et luua fond, mille abil kaasrahastatakse klubide helikindlaks tegemist. Et noh, miks ma seda näidet toon on see, et Berliin on see linn, kes saab aru, et neile tuleb nagu mitmeid 10 miljoneid linna iga aasta tulu sellest, et nad on atraktiivne sihtkoht turistidele ja Tallinnas on see potentsiaal olemas ja ega inimesed ju väsivad ka ära võib-olla kogu aeg nagu ühes kohas käimisest, aga noh, me oleme ideaalne koht, kuhu tulla mingit pikka nädalavahetust veetma. Piisavalt mugavad, piisavalt väiksed, samas kõik olemas. Jaa, et nagu tulevad intelligentsed natukene, noh, ma ei tea, jõukamad või mitte inimesed, kes võtavad siin hotelli, käivad iga päev väljas söömas mitu korda, käivad muuseumites, käivad baarides, noh, see hoiab ju nagu seda linna ja riiki elusana, et samamoodi kui palju järjest rohkem hästi läheb meie startupidel,
kes ju toovad väga palju välismaalasi siia elama ja paljudel nendel on ju kontorid näiteks ka Londonis ja Lissabonis ja siis, kui see inimene on niimoodi, ma ei tea, et Tallinn, okei, et see paneks kell 2 baarid kinni ja tegelikult üldse ongi neid nüüd seal 3 tükki järgi või siis Lissabon on ju mingi soe ja meri ja see mingi homaar ja kalamaar jooksevad ringi ja Prosecco voolab, et siis võib-olla ta nagu läheb sinna. Nagu ma su jutust aru sain, see ei ole väga selle uue oktoobrist tuleva piirangu pooldaja või? Alkoholimüügi piirangu. Tead, kuna ma ei ole nagu ise selle valdkonna ettevõtja, on ju, siis mul ei ole ju nagu mingisugust finantsanalüüsi, millele tugineda, aga mis mind häirib, on see, et praegune linnavalitsus väidab, et nad on kaasanud ettevõtjaid ja et nendelt vestlustelt... Seda me oleme ka kuulnud. No võt, et nendelt vestlustelt, kus otsustati, et oktoobris tulevad need piirangud, ei lahkunud ruumist mitte keegi halva tundega. Ja kui mina olen rääkinud oma tuttavate baaripidajatega, nagu näiteks teie siin, siis kõik on niimoodi, et ei ole ühendust võetud. No see on täpselt samasugune nagu kogu see reeglite ülesehitus, mis praegu on olnud, kus ka tegelikult võtad selle sama dokumendi, mis on sulle nagu majandusregistri alusel saadetud ettevõtjale ja loed selle üksi pulgi läbi ja siis ma mäletan ka, kuidas see oli nüüd sügised piirangud vist, mis ma lugesin läbi ja siis ma saatsin veel Andreile nagu tõmbasin ringi ümber, kus on nagu ilusti üks terve osa, kus on räägitud lahti, kuidas on arvestatud kõikide nagu huvidega. Restoranide ja baaripidade huvidega, kõigiga on läbi räägitud ja see on parim võimalik lahendus, mis sai üldse kõikidest valikutest nagu leida. Yeah. Ja siis olen mina, kes ma olen seal nagu allpool nagu vaatan üles ja loen seda ja ütlen nagu aga ma ei ole poliitik, ma ei ütle, ma mingi majandusgeenius ja nii edasi, aga ma võin baaripidana öelda, et on paremaid lahendusi. Ütle mulle, et nagu see absurdne, ma saan aru, et see mõjutab seda, kuidas siin sees nagu olemine on, aga kui sa ütled mulle, et ma võin lahti olla, aga mul on 50% täituvus, kui inimene liigub ringi, peab ta näiteks maski ees olema. Et kui sa räägid, kui sa oled oma lauas istud ja räägid oma nagu inimestega juttu, siis sa, kui sa tarbid, siis sul ei pea maski. Aga kui sa näiteks liigud ringi, paned maski ette. Iga laua peal desoaine, mis igane, pane mulle mingid rämedad reeglid ette, aga lase mul lahti olla. Ma olen full on tänulik, ma täidan neid väikseid nipsreegleid, vaatan, et kõik toimiks. Aga nagu see moment, kui sa ütled mulle, et kõige lihtsam lahendus on see, et sa oled kinni ja me ei ole veel päris kindlad, mida me teeme sellega, et nagu kuidas abiks olla või me seda veel vaatame, aga parim lahendus oli see, et sa pead kinni olema. Ja siis tekib see nagu moment, et sealt muidugi kulmineerus see edasi, kus siis mina olen Eesti Baarmenide Assotsiatsiooniga ühenduses ja siis tol momendil Kristjan Pääske siin kõrval Loore restoraniga juhatab, tema on siis Eesti hotellide ja restoranide liidus. Ja siis me natukene kompisime maad, et kas tõesti siis liitudega niimoodi maha istutud, et nemad on selle kompromissiga kaasa läinud. Ja kõik ehitasid õlgu, ütlesid, et meile pole keegi rääkinud. Ja siis me küsisime kartellis, et kas keegi on teiega rääkinud. Kas te olete kuulnud, et keegi on teiega rääkimas käinud? Kas te olete kuulnud, et keegi on kellegagi rääkinud? Ja see ei ole võimalik, et keegi ei oleks seal kuulnud. Ja keegi ei ole. No jah, et ma ei tea, mille alusel need spetsialistid nagu neid suurepäraseid otsuseid tundub teevad. Nagu Exceli alusel. Exceli alusel ja maksude laekumise alusel, sest tegelikult kui me räägime sellisest nišikast valdkonnast nagu alkohol on ju, siis ega aktsiis ja käibemaks ei ole selle võrra vähemaks läinud on ju. Me vaatasime inforegistris ja teadmikus meie põhipartnerite käibed ja eelmise aasta 3. kvartal oli kõigil parem kui aasta mullu. Ehk siis lihtsalt Horeca on cancel ja kõik liikus poodi.
jah, samas rääkides nagu Eesti tootjatega, siis neil ikkagi on nagu keeruline. No igaüks on oma litaka kuskilt saanud. Ja teine asi, mis ma muidugi panin, mida ma nüüd avastasin kevadel, siis kui piirangud peale tulid, et Eestis ei ole ju löödud eraldi nagu nii-öelda toitlustusvaldkonnas või joogivaldkonnas asju lahku. Et McDonald's ja Noa on mõlemad restoranid ja mõlemad on toitlustusasutused ja me oleme ka toitlustusasutus. Ehk siis, kui ma ühel hetkel nagu hakkasin vaatama neid statistikaid, et mille järgi või kes kuskil nagu kannatanud on, siis ma avastasin, et me oleme samas sektoris, kus on kõik need restoranid, kes teevad takeaways. Ja selle alusel me ei kannata väga palju. Aga siis me oleme need, kes see kella 10 reegliga me müüme nagu reaalselt, võib-olla inimesed tulevad natuke varem välja, me müüme 7:30, mis on väga üürik aeg ja me räägime nagu neljapäev, reede, laupäev põhiliselt. Ehk siis sa ei saa isegi tulla kuidagi nagu ütlema, et kuulge, aga meie, ja nad ütlevad, aga te olete siin kategoorias, kus kõik teised. Et tegelikult siuksed asjad on ka asjad, mis on tegelikult tegemata ja mingil hetkel. Miks see nii on? Kas see on sellepärast, et see nagu meie valdkond on niivõrd marginaalselt nišikas ja väike on ju? Mis on 100 ettevõtted Eesti peale kokku? Ei kas sa oled kuulnud sellest näiteks, et Tallinnas on väidetavalt 2 jalgratturit või? Ei. Oota, ma olen kuulnud seda, keegi ütles kunagi. Et Tallinna Transpordiameti juht ütles, et me ei hakka selle 2 jalgratturi pärast, kes Tallinnas on, hakkama tegema siin mingisuguseid jalgrattateid või? No põhimõtteliselt, jah. Welcome. Et see ei ole sellepärast, et see on nišiturg, see on sellepärast, et inimestel on suva. See on täpselt see, mis ma enne ütlesin, et lihtsalt nagu ei taha tulla uurima päriselt, kuidas valdkonnal, sinu vastutusala valdkonnal läheb. Teed ära oma asja ja palk tuleb, mis vahet sellel on. See ei näe neid inimesi mitte kunagi. See ei puuduta sind. Neid ei lasta sinna Vabaduse väljaku linnavalitsuse kontorisse sisse, nad ei tee sulle midagi. Päris lahe oleks, kui linnaosa valitsuse ametnike palgad oleksid kohalike ettevõtete ja kohalikult sisse registreerinud inimeste maksude pealt arvestatud kuidagi. Saad rohkem makse, saad rohkem palka. Jah. Fix tasu on 3,80 brutotunnis. Miinimumpalk ja prost maksudest. Ja makse ei saa tõsta mingi 10 aastat perioodi jooksul. Go for it. Jah. 3,80 bruto. Selles mõttes tunnis. Ma siin esindan nagu vasakradikaale, et kuna mingis mõttes mul ei ole midagi kaotada, siis ma võin siin ükskõik mis nagu ideedega välja tulla ja niimoodi, aga see ööstrateegia, see on nagu, ma tegelikult, kui ma enne ütlesin, et mul ei ole plaani olnud, siis ma olen, ma ei tea, mingi 7 aastat soigunud sellest öölinnapea ametist, on ju. Kõik on nimelt, mis asi, tšukast asja pole olemas, millest sa räägid, Natali. Siis oled, ma teen seda. Siis ei, ma ikka suureks saades tahan saada öölinnapeaks, jah. Ja siis näed. Aga ega midagi veel ei ole nagu ju juhtunud. Kui sa enne rääkisid natuke nendest nagu sama ööklubi näide, et kui me võtame just selle valdkonna, mis on nagu baarid ja ööklubid, mingil määral ka restoranid, mis on su enda nägemused, mis võiks muutuda võib-olla või mis võiks käia teistmoodi, kui me räägime just ööelust nagu? No kindlasti peab infovahetus paranema linna ja siis kõikide nagu sidusgruppide vahel. Et üks asi, mida me oleme lubanud tegema hakata, on regulaarsed kohtumised valdkonnaga, kus reaalselt kõik saavad rääkida, mis on hästi, mis on halvasti, mis on soovitused, mis töötab, mis ei tööta. Ma arvan, et see juhatab ka väga paljude järgmiste punktideni, siis mis nagu kogu baarimajandust puudutab. Siis muidugi eesmärk võiks olla ka see, et inimesed jooksid vähem alkoholi, või jooksid nagu mõistlikumalt alkoholi, et kõik see sama, et Margus saaks ise aru, et ta peab nagu koju minema, et see ei pea su töökohustuste alla kuuluma ja miks vanalinnas tekkis
see probleem, millest see kõik ju need keelud alguse said ja mille pärast ma tegelikult enne küsisin ka teie nagu selle käitumise kohta, et kõik baari töötajad ei lõpeta alkoholi müümist liiga purjus inimestele. Et see vastutuse võtmine ettevõtjana kohati, kui see oleks suurem, siis oleks ka vähem probleeme, et sa siis palkad endale rohkem turvamehi, kes vaatavad ka, et sul oleks nagu maja ees kord majas ja suunaks inimesi nagu eemale, et Amsterdamis on ju see nii-öelda öösaatjate roll, ehk siis ongi, noh, see võib olla näiteks mupo, kes seda tööd teeb, et kuskil sõlmpunktides on lihtsalt tänaval nagu ametnikud, kelle ülesanne ongi öelda, et kuule, et see ma ei tea, loore on nagu liiga täis, on ju, aga näed, et kaifis on veel paar kohta, et mine võtta seal oma joogid või näiteks, et keegi urineerib vastu seina, sest on niimoodi, oi näed, me siin just avasime tasuta WC-d, et äkki vaatad sinna sisse või nii. Kusjuures me oleme Erikaga ükskord tänu nendele ametlikele tagasi hotelli saanud Amsterdamis. Tõesti? No näed, et see toimib. Mõlemad tulime klubist välja lihtsalt kulmude peale ja siis mingi siin on tramm, see liigub, pidasime mingi dialoogi, see on tramm, see liigub otse teie hotelli ette, me soovitame teile minna sellega. No tore, vaata. Väga tore. Ja see suhtumine ka on ju, et noh, et kas sa nagu kardad neid ametnikke või noh, ma olen ka Amsterdamis peol käinud ja kui nagu tuled lahti teha, põlema pannakse peo lõpus on ju päris nagu metsik vibe, aga nagu 18 pluss ikkagi. Jaa. Aga turvamehed on nagu mingi itsitavad nendega koos ja kuidagi nagu siuke, noh, nii chill on, vaata. Ja mis siis puudutab turvatöötajaid, see on üks punkt, mis vajab Eestis ka nagu väga ülevaatamist. Et turvatöötaja ei ole lihtsalt turske välimusega inimene, et kõikidel ei ole sertifikaate, osad teevad mingisuguseid veidraid nagu jõuliigutusi ja otsuseid, et siuke asi peab ära lõppema. Et kui selline asi lõpeb ära, siis ma arvan, on nagu politsei usaldavam, kuigi olles politseiga rääkinud, siis mulle tundub, et politsei on nagu väga mõistlik. Ja miks nad ei peaks olema, et nemad ju tahavad ka, et kõigil oleks nagu hea ja nendel oleks vähem nagu mingite totrustega tegelemist. Et jah, võib-olla siis kokkuvõtvalt, et peamised või esimesed punktid oleks nagu finantspool, müra ja igasuguse muu reostuse vähendamine ja turvalisuse nagu tõstmine. Sest mul on jäänud nagu vähemalt nii palju, kui me oleme teinud siin või dissidendis või siis nagu eelnevates restoranidis, kus ma olen töötanud, siis üks asi, millele mulle tundub ka, millele nagu vähe tähelepanu pööratud, on see vee tarbimine kogu õhtu jooksul. Ja see on siin, mida ma nüüd olen nagu väga hästi jälginud ka, siin on meil, me võtsime justkui nagu võtta vett vahele kampaaniat, meil on endal hästi nagu oluline see, et vesi on kogu aeg joogi kõrval. Me tegime seda dissidendis 4 aastat enne, kui see kampaania välja tuli. Et nagu tore oli näha, et see kampaania tuli, me muidugi võtsime sellest osa, kasutasime kannusid, aga see on tegelikult ikkagi nagu nii palju ebameeldivaid olukordi ära hoidnud, sest see hoiab inimest palju normaalsemas konditsioonis. Ja tegelikult võta vett vahele, see kampaania on hästi nagu väga tänuväärne, et nad teevad seda, aga mulle tundub see ikkagi nagu liiga soft või nagu ettevõtjatele jaoks on see nagu kaasaminek on justkui siuke nagu eetiline asi, mida jah, et nagu kui sa lähed kaasa, sa oled heategija, aga tegelikult nagu võiks olla mingi palju agressiivsem strateegia sellega, et nagu ettevõtjad meie strateegias on see kohustusena, et ettevõtjad peavad tagama tasuta vee ja see, selles mõttes see peab olema nähtav ja pead oma neid kanne täitma.
jah, see on et see tegelikult juba hoiaks. See on hästi tähtis, sest meil on lihtne rääkida, meil on enamus ajast lauateenindus on ju, ja see on üks meie reeglitest, kui sa siia tööle tuled, siis rule number 1 on ju, su külalise veeklaas on alati täis on ju. Kohe su nina all niimoodi. Enne kui alkohol lauda jõuab, peab olema inimesed veeklaas täis. Et juba oluline on see, et inimene ei tõmba seda kokteili, nagu mehed ütlevad, et nagu õlut tõmbad kerisele on ju, et sa tõmbad selle esimese õlle nagu põhimõtteliselt 3 lonksuga alla. Et see ei ole tegelikult eesmärk, mida me tahame inimestele näidata, me tahame näidata seda, et kustuta oma janu veega ära, see kokteil on selleks, et saaksid nautida seda, et sa saaksid reaalselt sa tuled siia oma sõpradega aega veetma ja see aja veetmine ei ole see, et tund aega te räägite mõistlikku juttu ja ülejäänud 4 tundi te olete seal laua taga mingi ja homme ei mäleta enamus sellest. Et pigem on ikkagi see, et sa tuledki siia ja see aeg, mis sa veedad, on täisväärtuslik nagu algusest lõpuni, et sa lähedki või tipsisen ära, aga nagu sa saad kõigest aru ja sa oled tegelikult inimene veel. Jaa. Ei no see mällu joomine on üldse väga huvitav kontseptsioon. Kusjuures on? Miks nagu? See ma võin juba öelda, et osadel inimestel on see puhtalt harjumus lihtsalt. See on nagu lihasmälu nagu suitsetamine minu meelest osadel inimestel lihtsalt see, et sa lähed ja sa tõmbad ennast kohe mällu ära. See on nagu mingi mahalaadimise moment. Jeez, Louise, ma tunnen ennast süüdi nüüd oma sünnipäeva pärast. Me ei räägi siin kellegi ühest sünnipäevast, vaid nagu pigem nädalavahetusse nagu kroonilisest käitumisest. Et tähendab, ma isegi tean, millest sa räägid, aga nagu kui sa... Mul oli, kui me hakkasime sellest rääkima juba, ma ei ole alkoholi tarbinud 29. augustist kuni 20. novembrini, siis jõin ennast täiesti sigalakku täis pildituks lihtsalt niimoodi, et läksin koju mingi kleidi ja plätudega novembri lõpus. Wow. Ja nüüd alates 20. novembrist jällegi ei ole joonud. Aga kuidas või tähendab, ainult sina ei joo või? Et miks sa seda pausi teed? Ma nägin 29. augustil trennist tulles plakatid, septembris ei joo. Nii. Ja siis siin, mida siin varjata, ma olen siin suvel ikkagi kõvasti tinnapand. Ma kõvasti tinnapand ei ole, aga kui sa juhtusid siin olema, siis mingi shot tequiilad ja mingi pool õlud on ju, ja sa juhtusid siia olema mingi 3-4 korda nädalas on ju, et see ei olnud isegi purju joomine, vaid puht tarbimine, mingi pits ja mingisugune väike jook on ju. Ja vahest vähem, vahest rohkem ja tundus kuidagi liiga palju. Ja ma ei ole 20 enam ka, et siuke paha olla on hommikuti ja... Ja see oli nagu kogu seltskonnast üks see, kes tarbis põhimõtteliselt kõige vähem meist. Jah. No eks selle kohta on ka igast teooriaid, et tuleb nagu rohkem juua, siis nagu treenid. Ma ei propageeri seda. Ei. Ja kuidagi, ma ei tea, okei on. Ma ei saaks öelda, et ma mõtlen sellele, et juua, aga samas vahest, ma ei tea, lähed Loresse sööma, näed keegi sööb parti ja siis oled mingi... Ma oleks praegu niimoodi klaasikase Bordeaux veini lihtsalt aga samas ma tean, et sellest ühes klaasis mul on pohmell tunni aja pärast kohe. Ja, see tuleb vist vanusega natukene olen ka tähele pannud. Vana pääst. Ei, mis asja, kuule see on küll. Minu arust hakkas mingi mis kui vanad teate, 21 ja 23 või? Wow! Oota, ma vist hakkan punastama praegu, vaata, ma tunnen, kuidas seda mida 20-aastaselt ütlevad? Mina olen 21. Et ma ei mäleta, mis vanusest see täpselt juhtus, aga nagu 25 äkki, siis kuidagi nagu... Hakkas kahanema lihtsalt. Hakkas nagu halvemaks minema. Ja nagu need sõbrannad, kes on, mina saan 30 kohe, või mitte kohe, no aega on, 3 kuud, et kes on üle 30 on niimoodi,
welcome to the club, väga halb hakkab olla et kuidagi midagi toimub kehal, jah. kuidagi ongi. All right. Raske, jah. Selline see elu. Ehk siis, mis meie järgmised sammud on? Hääletame õigete inimeste poolt või? No, tähendab, valida ikka tuleb neid inimesi, kelle puhul tundub, et on nagu samad väärtused. Ehk siis, kes iganes need on. Ja kui minu väärtused ühtivad nagu võimalikult paljude inimestega, siis loodetavasti saab hakata neid samme ellu viima. Samas, kas ei ole liiga lühinägelik hääletada näiteks antud juhul sotsdemmide poolt, kui ma ei ole nende agendaga üldse tuttav, never ei viitsi seda uurida. Enne oktoobrit sa ei saa kuhugi niikuinii hääletama minna, et sul on aega. Aga puhtalt nagu ühe inimese pärast ja kas see on okei otsus või? Luban vastan sellele ise. Ehk siis ma arvan, et inimesed võiksid olla selles mõttes rohkem poliitaktiivsemad ja mitte minna hääletuskasti juurde lihtsalt tuttavaid valima enne nende programmiga mitte tutvudes. Et ma loodaks, et kõik inimesed, ja ma tean, et seda juhtu, aga ma loodan, et seda juhtub rohkem kui tavaliselt, loevad läbi erakondade valimisplatvormid ja reaalselt teevad endale selgeks, mis maailmavaadet keegi esindab. Et praegu väga palju räägitakse on ju Eesti 200-st, sest see on uus värske veri, aga kas need inimesed, kes ütlevad, ma vist valin neid, kas nad on kurssi viinud ennast, mis maailmavaadet nad esindavad, kas nad on sellega päri, et kindlasti ära palun mine mind valima, kui sa ei ole läbi lugenud sotsdemmide üldist programmi. Ja kui sa ei nõustu sellega, siis ära vali mind. Siis vali seda erakonda, mis sulle tundub, et on õige. Siis on juba veidi bullshit, sest ma tahaks, et sina teeks seda, mis on sinu kursis, aga võib-olla see üldine laevasuund ei sobi. Ma ei oleks ju liitunud erakonnaga, mis ei ühti minu väärtustega ja ükski erakond, kes ei ühtiks või ei oleks nõus nende teemadega, mida me oleme siin praegu arutanud, ei oleks mind enda ridadesse võtnud. Nii põnev on siin vahel olnud. Nii. Sinu kommentaar. Ma olin lihtsalt viimased 5 lauset mõeldi. Okei. Millal sa valimistel käisid viimati? Viimastel valimistel? Sa ei käinud või? Mul on juba praeguseks ajaks 21 nagu ma olen. Sina, 3. Mis asja? Kõik hästi. Praeguseks hetkeks on jah ikkagi nagu tutvusringkonnas nii palju neid inimesi, kes mul tekkis see murdepunkt ma olen 4, 5, 6 aastat tagasi, kus hakkas nii palju neid inimesi ümber tekkima, kes olid mingi oota, sa ei käinud valimas või? Sinu pärast ongi sitt majas. Ja siis lihtsalt nii palju survestatakse ja kõik nagu hakkas nii palju suhtlema ka ümber sellel teemal, et sa lihtsalt nagu tahes-tahtmata sa hakkad rohkem ennast kurss viima sellega, et nagu okei, nemad teevad seda, nemad teevad seda ja sa hakkad rohkem diskuteerima nende asjade üle ja siis ühel hetkel sa leiadki ennast sellest punktist, et nagu ma tegelikult juba saan aru, kelle poole ma rohkem nagu kaldun, ma siis juba pigem käin ära, kui see, et võib-olla mingil momendil oligi see, et sa ei tea täpselt, kust neid asju nagu välja uurida ja siis sa hakkad kuskilt uurima ja siis sa oled siuke nagu see on nagu ma olen 10. klassis ja see on 12. klassi matemaatika, vaata, ma ei saa aru, millest sa räägid, nagu mulle ei õpetatud keskkoolis seda, nagu mulle õpetati mingit hoopis teist asja. Et kui see mingil hetkel tunduski väga keeruline, siis võib-olla sa käisid isegi nagu moe pärast ära ja panid sinna kuskile seal linnukese kirja, aga otseselt sa ei valid nagu enda pärast, siis mingi hetk tekkis see, kus sa hakkasid nagu reaalselt käima. Ja nüüdseks ajaks sa oled juba nagu nii kaasas käinud sellega, et sa ikkagi nagu käid alati ja teed selle liigutuse ära, sest
see aasta minu meelest õpetanud päris hästi. Absoluutselt. Ja no me siin enne vaatasime, et palju käidi eelmistel kohaliku omavalitsuse valimistel hääletamas, see oli 53%. See tähendab ainult pool elanikkonnast. Ja eks erakonnad saavad ka siin nagu palju ära teha, on ju, ja noh, kuna ma olen nii uus sellest, siis ma olen täiega niimoodi ja ma hakkan inimestel ukse taga käima ja niimoodi tere, ma olen Natali ja mis mure teil on? Panen kirja ja annan teada, kas see on lahendatud. Ja noh, nagu kuna KOV-valimistel saavad ju 16-aastased valida, et siis noh, koolid ja kõik see, et miks on populistid nii kaugele jõudnud, on sellepärast, et nad on mega töökad. Neilt on väga palju õppida. Ja siis teised erakonnad on nagu rohkem tegelevad lihtsalt nagu kuskil oma kontoris asjade arutamisega, aga see asjade arutamine ei too sulle lõpuks neid nagu hääli ja siis sa siis arutad, oi, ja mis siis valesti läks, on ju, ja sa hakkad järgmist programmi mõtlema. Et noh, tegelikult ja nagu ma ütlesin, on väga oluline olla programmiga kursis, on ju, aga lõpuks enamus valijaid ei vali programmi, vaid nad valivad seda inimest. Ja igaüks saab nii palju ka nagu poliitikuna ise ära teha, et olla pildis, et suhelda inimestega ja noh, ma arvan, et inimesed on nii targad küll, et nad tunnevad ära, kui ollakse siiras, on ju. Et noh, ma kindlasti ei hakka siin Noblessneri platsil mingeid punaseid pastakaid jagama, vaid tahaks nagu pigem siis... Sa võid lihtsalt karbi meile tuua. Ja täpselt, samas neid kulub nii palju suve jooksul, et ma arvan, et siit nagu 3 restoranist saaks, et endale allkirju külne. Noh, vaatame, võib-olla ma siis... Pane õigesti kasutus. Cool. Kui meie vaatajatel või kuulajatel on küsimusi, kus sind leida saab interneti avarustel? No võib mulle kirjutada Facebooki. Mu nimi on Natali Mets. Suurepärane. Me lisame seda siia alla ka. Siia nagu. Tahad telefoninumbri kanda? Ei, telefoninumber las olla pigem. Telefoninumber las olla, kuigi võib-olla see on mu profiilil avalik, võib-olla vaikselt on aeg see sealt nagu ka eemaldama hakata. Aga meili võib ka alati saata. Ma võin panna sinna show notesidesse oma meiliaadressi ka. Oh yeah. Suurepärane. Yeah. Aitäh sulle. Mitte ainult selle pärast, et sa tulid siia, vaid üleüldiselt selle eest, mida sa teed. Jaa, aitäh teile ka. Loodetavasti saame genereerida kuidagi tuult tiibadesse. Eks see näis. Sest kui ma hakkasin veidikene nagu nii palju poliitikust huvi tundma 32-aastaselt, nii palju siis 21 aastast. 11 aastat või mööda. Ja äkki on mingi tee minna veel ja võimalused enda teadmisi ja enda kogemusi suhtlusringkonda vajadusel ei no täiega. kaasata. Muidugi, kindlasti on. Ja tegelikult ma loodan, et ka kõik need inimesed, kellel on mingid platvormid, ükskõik kas selleks on nagu baar ja baari sotsiaalmeediakanalid või mis iganes, et see aasta, kui me tuleme nii nagu karmist mingist mudamülkast, et siis enne valimisi kasutatakse ka neid platvorme ära, mitte et kellelegi konkreetselt promo teha, aga lihtsalt inimestele öelda, et minge valima, teie hääl päriselt ka loeb. Natali, number 293. Sulgudes. Super. Seal ongi lihtsalt kõik reklaamivad. Minge valima, sest you remember 2020. Ja kõigil tuleb kohe meelde. Samas nagu selle aasta intensiivsus on ka täitsa top check. Ütleme, mul just näidati... Mis kuupäevt on? 13? 13. Me ei ole nagu 2 nädalatki sees ja juba on nagu nii palju mahla igalt poolt. Nägin just, et keegi näitas just, et on videod, kus üks tüüp helistab telefoni ja ütleb, et yes, I would like to cancel my subscription to 2021. I have tried the 7 days. I don't want it.
ei no loodame, et läheb paremaks, kindlasti läheb, inimesed on kohanemisvõimelised ka. ja noh. Seda me oleme 2020 näinud. Ja come on, varsti on suvi. Jaa, teiega. See on põhiline, see on mu naise lohutus olnud alates, ma arvan, oktoobri keskpaigast. Varsti on suvi, kallis. Varsti on suvi, ära muretse. Sünnitate või? No mina mitte loodetavasti, aga tema vist küll, loodetavasti. Palju õnne. Aitäh. Aitäh sulle. Aitäh teile. Cool. Näeme varsti jälle. Näeme jälle taas. Ping, 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 ping.